Tere tulemast siis Noore võitleja podcasti. Minu nimi on Remo ja see podcast on loodud siis selleks, et jagada väärtuslikke õppetundi, mis pärinevad siis Noore võitleja raamatutest. Need raamatud räägivad noorest poisist Markist, nagu te juba teate, kes seisab siis silmitsi erinevate väljakutsetega, mida kõik lapsed mingil hetkel siis ka kogevad. Marki juhendaja ja mentor on tema onu Jaak, endine erioperatsioonide üksuse liige, kes aitab siis Margil nende väljakutsetega toime tulla. Kahjuks ei saanud onu Jaak täna siia tulla, kuid ta jagas minuga vastuseid teie esitatud küsimustele ja kuna mina olen onu Jaagu hea sõber ja endine teenistuskaaslane, ehk siis ma koos temaga teenisin selles üksuses, siis jagan teile tema mõtteid ja lisan ka mõned enda kogemused, mis võiksid teile kasulikud olla. Ehk siis jah, ka mina teenisin erioperatsioonide üksuses ja oskan siis hästi kaasa rääkida sellele, millest Jaak räägib. Aga esimene küsimus. Kui raske on saada Eesti erioperatsioonide üksuse liikmeks ja see, mis siis Jaak mulle vastas. See on üsna raske, kõigepealt peab olema suurepärases füüsilises vormis, sest treeningud on kurnavad. Treeningus tehakse palju lõuatõmbeid, kätekõverdusi, ujutakse, jookstakse ja erinevaid muid füüsilisi tegevusi. Aga füüsiline vorm on ainult üks osa sellest. See peab olema ka vaimselt hästi tugev. Paljud ülesanded on ebamugavad ja väsitavad ning mõnikord võivad need olla ka päris piinavad. Sul võib näiteks olla külm, sul võib olla märg, sa võid olla väga väsinud. Selleks, et seda kõike taluda, pead harjutama mitte ainult oma keha, vaid ka oma meelt karmides tingimustes. Ja tegelikult väga paljud inimesed ei suuda seda lõpuni viia, isegi kui nad väga tahavad. Kuid need, kes siis suudavad, need teevad seda seetõttu, et nad tahavad seda hästi palju. Nad tõesti, nad on otsustanud iseenda sees, et see on see asi, mida nad teha tahavad. Ja see on lihtsalt nagu töö, vaid see on selline missioon, mille juhuks peab olemagi selline sisemine soov ja pühendumus. Ja ma olen täiesti nõus siin onu Jaaguga, et see tõesti nii on. See ei ole üldse lihtne, et minul ka oli väga raske seal. Aga ma tean seda, et kui ma läbi sain, siis mul oli väga võimas tunne, sest ma sain aru, et ma olen väga suure asja ära teinud nii füüsiliselt kui vaimselt. Aga see, mis mind sealt läbi aitas või see, mida me seal inimestes siis mõõdame tegelikult on see, et kas nad on meeskonnamängijad, kas nad aitavad teisi või nad mõtlevad ise enda peale. Kas nad on kuulamisvõimelised, kas nad kuulavad teisi inimesi või nad mõtlevad ainult seda, mida nad ise tahavad, et ei kuula teiste nii-öelda arvamust. Kolmandaks, mida on vaja teha, et saada aru, kas see inimene, kui ta teeb vigu, siis mismoodi tema reageerib. Kas ta õpib oma vigadest või ta ei õpi oma vigadest, et kui ta teeb näiteks vigu, siis me tahamegi teada, mismoodi selle reageerib, sest me paneme inimesi tegema hästi palju vigasid. Ja vigade tegemine on hästi loomulik osa elust ja tegelikult vigades ei ole üldse midagi halba. Vead on selle jaoks, et vead on tegelikult väga head, sest et me saame nendest õppida. Ja viimane 4. asi, mida me inimestes vaatame, on siis, kas need inimesed on mida on vaja teha selle jaoks, et nad alla annaksid ja alla anda ei tohi. Sest see on ainuke viis elus kaotada. Elus on võimalik kaotada ainult siis, kui te näiteks teete vea ja siis annate alla. Sest siis rohkem ju enam proovida ei saa. Ja sellepärast ongi hästi oluline mitte alla anda. Ja need ongi need 4 asja, mida me tegelikult selle inimestes hindame. Et siis alla ei tohi anda, teisi peab kuulama, teiste inimestega tuleb teha meeskonna tööd. Ja see, kui mina teen vigu, siis see on täiesti okei, see on täiesti tavaline. Ja mõned mõtted veel, mis siin jagamiseks on. Elus saavutavad parima need, kes on valmis tegema asju, mida teised ei suuda. Küsi endalt, kas mina suudan täna teha ühe raske asja ära, mis viib mind lähemale minu suurele eesmärgile. Ehk siis mõtle, mis on need asjad, mis on sinu jaoks rasked ja mida sa teed nendega. Ja siis, kui sa oled välja öelnud, miks sa neid teed, siis mine ja tee neid rasked asju. Ja kui sa neid rasked asju teed, siis ühel hetkel sa jõuad oma eesmärgid saavad täidetud igal juhul. Nii, teine küsimus. Milline on parim toit? Onu Jaak vastab. Parimad toidud on need, mis tulevad loodusest. Need on asjad nagu köögiviljad, puuviljad, vesi ja valgurikkad toidud, näiteks kana, kala, muna, lihad. Nendest toitudest saab vajalikke ained, et olla tugev ja terve. Teisest küljest on töödeldud toidud nagu kommid, limonaad, kartulikrõpsud ja koogid, sellised toidud, mis teevad meid nõrgaks.
Neid valmistatakse tehastes ja nad on täis asju, mida su keha tegelikult vaja ei ole. Kui sa ei tea, mida mõni koostis tähendab, siis parem ära seda söö. Kui tahad olla tugev ja terve, siis söö päris toitu, joo vett, hoidu asjadest, mis tulevad erinevatest tehastes. Ma arvangi, mida siin onu Jaak on mõelnud, on siis see, et näiteks krõpsud, need ei kasva põllu peal, on ju, et lähed põllu peale ja siis võtad krõpsu sealt maast. Ei, see ju tehakse kartulitest, see pannakse läbi erinevate masinate ja siis seda töödeldakse erineval kujul. Ja lõppkokkuvõttes saavad sinna pakki. Nüüd selle jaoks, et nad selle pakiks säiliksid, siis nagu te teate, on ju, kui sa paned õuna, võtad veedelema kuhugi, see lõpuks läheb ju mädanema, läheb halvaks. Aga nüüd selle jaoks, et toitu pikalt vastu pidada, eriti siis selliseid maguseid asju või siis krõpse, siis sinna lisatakse igasugu erinevaid aineid, mis tihtipeale ei pruugi olla meile väga head. Ja kui me neid sööme, siis me kindlasti saa tugevaks, et hea siukene rusikareegel on süüa siis neid asju, mis tulevad loodusest ja juua vett. Ja ma usun, et alati teie vanemad väga hästi käsevad või räägivad teile, miks on vaja millist toitu süüa. Et siis alati mõelda, et mida sa tahad teha, et on erinevad toidud nagu kommid, limonaad ja krõpsud, mis teevad teid nõrgaks ja on olemas toidud, mis teevad teid tugevaks ja onu Jaagu selge sõnum on see, et kes tahab tugev olla, siis peab hästi tugevalt toituma. Toituma asjadest, mis on siis kasulikud. Et toitumine on nagu tööriistakast. Mida paremad tööriistad sul on, seda paremini saad sa oma eesmärke täita ja saavutada. Küsi endalt, kas see, mida mina täna söön, annab mulle jõudu või võtab seda ära. Ja ma arvan, et see on hea küsimus, mida küsida enda ka alati. Et kas see, mida ma endale suus sisse ajan, kas see on päriselt ka see, mis mulle annab jõudu juurde või mitte. Ja kui vastust ei tea, siis mida küsi ema või isa käest või mõne sõbra käest. 3. küsimus. Kas onu Jaagul oli lapsepõlves mentor? Nüüd, kes see mentor on? Mentor on selline nagu õpetaja. Nagu onu Jaak on siis Markile. Onu Jaak vastas, mul oli palju mentoreid, mõned neist olid õpetajad, mõned olid vanemad sõbrad, mõned olid inimesed, keda ma isegi ei tundnud isiklikult. Näiteks õppisin palju ajaloolistest tegelastelt, teadlastest ja juhtidest, lugedes nende elulugusid. Mentor ei pea olema keegi, kes sulle otseselt õpetusi jagab. Sa saad õppida inimestelt lihtsalt jälgides, mida nad teevad. Kui keegi teeb midagi head, võid seda jäljendada. Kui keegi teeb midagi halba, võid õppida ja seda mitte ise teha. Mentoriks võib olla ka raamat, kui sa oled valmis sealt midagi õppima. Ehk siis sellised mõtted mentoritest. Ja mina võin öelda ka, et minul on ka väga palju mentorid olnud. Ja minu mentor oli näiteks minu vanaisa, minu mentor oli minu sõjaväekaaslased, ehk siis kellega ma erioperatsioonides teenisin, seal oli mul väga palju mentorid. Ja nüüd, kui ma olen tulnud siia tsiviilmaailma ja enam seal erioperatsioonide üksuses ei ole, siis tegelikult minu suured mentorid tegelikult on internetist osad. Ehk siis ma olen vaadanud YouTube'ist videosid, kes on targad inimesed, teevad selliseid asju, nagu minagi tahaksin teha, ja siis ma olen kuulanud, mida nad räägivad. Ja ma olen hakanud tegema neid sama asju nüüd mentorite ja erinevate raamatute ja õppetundi juures. Minu arust ongi hästi oluline see, et ega need raamatud ja asjad, need räägivad tarka juttu, aga neid peab tegema. Ise peab reaalselt võtma mingisuguse õppetunni, mingisuguse tegevuse ja peab seda tegema minema. Et ega ju hambad ise ära ei pese. Kuigi me teame, et hambaid peab pesema, siis hambad iseenesest ära ei pese. Samamoodi raamatutega. Et raamatus on palju tarkust, erinevates saadetes on palju tarkust, erinevad inimesed räägivad palju tarkust. Aga tegelikult, mida meil on vaja on, meil on vaja minna ja hambad ära pesta. Ja see on tegelikult kõige olulisem asi nende õppetunnide juures, et meil kõigil on väga palju häid ideid, aga tegelikult me lihtsalt peame minema ja katsetama hakkama, sest muidu me tegelikult teada ei saa, kas see idee päriselt töötab ka või mitte. Ja mõni mõte siia lisaks veel selle sama asja kohta, et iga inimene, kellega sa kohtud, võib olla sinu mentor. Kui sa oled valmis õppima, ehk siis oluline on see, et kas sa oled valmis õppima kellegi teise käest midagi või mitte. Ja mida enda käest küsida, et mida mina täna kelleltki õppisin. Kas täna oli sinu päevas keegi, keda sa nägid, kellelt sa said midagi õppida? Kas siis head või halba? 4. küsimus. Kuidas jääda rajale, kui raamat on läbi loetud? Ehk siis, mismoodi jätkata seda noore võitleja teekond, kuigi raamat sai läbi, on ju? Siis onu Jaak vastas niimoodi, et kui raamat on läbi, pead leidma viisi, kuidas saadud teadmised oma igapäevellu tuua. Näiteks võid kirjutada üles noore võitleja põhimõtted ja panna need seinale, et need oleksid sul iga päev nähtaval kohal.
Teine asi, mida teha, on erinevate selliste rutiinide loomine. Rutiin on siis selline tegevus, mis kordub pidevalt, nii nagu hamma pesemine. Iga õhtul hammaste pesemine on rutiinne tegevus, seda nimetatakse rutiiniks. Iga õhtu ma lähen ja pesen hambaid. Ehk siis rutiinide loomine. Tõuse iga päev vara ülesse, tee trenni, korista oma tuba, mõtle õhtul, mida sa päeva jooksul hästi tegid, halvasti tegid ja mõtle, mida sa järgmine päev teed teistmoodi. Kui sul on igapäevane rutiin, siis sa oled automaatselt õigel teel. Ehk siis, kui sa teed neid samu asju, mida raamatus kirjutatakse, kui sa valid ühe nendest asjadest ja üritad olla natukene parem iga päev, siis usu mind, see ongi hästi oluline, et olgu see siis toitumises natukene paremini täna süüa, olgu see natukene paremini rohkem liigutada, olgu see natuke rohkem raamatuid lugeda, olgu see natuke rohkem õppida. Need asju, mida saab paremini teha, on hästi palju, vali lihtsalt üks asi ja see ongi see, mismoodi sa saad paremaks. Ehk siis see rutiin on nagu kaart. Kui tead, kuhu lähed, on raskem teelt kõrvale kalduda. Küsi endalt, milline väike harjumus aitab mul täna rajal püsida. Et mis on see väike tegevus, mida ma saaksin teha täna, et olla homme tugevam, parem ja targem. Ja kui sa seda küsimust küsid enda käest iga päev ja päriselt lähed ja teed, siis sa oled parem. 5. küsimus. Kas onu Jaak oli lapsena Marki moodi? Onu Jaak vastas, jah, ma olin väga Marki moodi. Ma polnud milleski loomulikult hea. Mul oli palju asju, mida ma kartsin või milles ma polnud hea. Näiteks ujumine või matemaatika. Aga ma õppisin, et kui harjutad ja töötad kõvasti, siis saad paremaks. Ehk siis onu Jaak oli täpselt samamoodi hästi Mark sarnane, et ta oli tundnud asjad liiga hästi välja, aga kui ta lõpuks hakkas vaeva nägema ja sai aru, siis kuidas need asju paremaks teha, siis ta hakkaski asju paremini tegema. See alati kõikidel inimestel, kaasa arvatud kui Jaagul ja minul, on olnud asju, milles me ei ole väga head. Ja nüüd, kui me paneme oma aega sinna ja panustame sinna, siis tegelikult lõpuks me saame paremaks. Sa ei pea olema täna kõige parem. Oluline on proovida saada iga päev natuke paremaks. Ja siis küsigi endalt, mis on üks asi, milles ma täna paremaks sain. Ja nüüd, kui sa seda iga päev küsid, siis ma räägin ühe asja kaupa. Mõtle, kui palju 100 päeva teeksid seda, siis saaksid 100 asjas natuke paremaks. Kui sa võtad iga nädal teed ühe, siis aastas on mitu nädalat. Aastas on vist 52 nädalat, siis saaksid 52 asjast paremaks. Nüüd elus ei ole isegi neid nii palju asju, nii et oluline on lihtsalt valida üks asi ja hakata tegutsema, sest see on kindel, et sa saad sellest paremaks. Selline oligi meie esimene osa Noore võitleja podcastist. Aitäh, et kuulasite ja soovitan siis, mida teha teil. Trenni, õppida ja saada võitlejaks, nii et järgmise korrani.